Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusikafestivalil saab täna ja teisipäeval Endla teatris vaadata Rossini koomilist ooperit Türklane Itaalias. Peaosades astuvad üles Claudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitjad. See on juba 5. kord, kui Promfest oma ooperilavastusega 2 riigis üles astub. 2 türklase Itaalias etendust anti Leedus Kaunase riiklikus muusikateatris ja nüüd ollakse Endlas. Orkester ja koor on Leedu teatrist ja dirigent Erki Pehk hindab koostööd nendega väga heaks. Leedu etendused läksid suure furooriga, me tegime 2 etendust tõesti Leedus, just eile saabusime siia Pärnusse püsti ovatsioonidega. Loodame, et Eestis suudame sama hästi esineda ja sama hea mulje jätta. Nii et me oleme igati valmis, et ka Eesti publikule ja Pärnu publikule seda rõõmu pakkuda. Rossini ei kõla just Eestis eriti tihti, eriti veel see ooper, mis tegelikult viimati oligi Eestis 50 aastat tagasi. Täpselt 71. aasta detsembris oli see esimest ja siiani viimast korda see ooper Eestimaal lavalaudadel. Rahvusooperis Estonia. Lavakujunduse ja dekoratsioonidega tehti tööd 2 osas. Enne suvepuhkust harjutati 2 nädalat Eestis ja augustis tehti tööd juba Kaunase teatri töökodades. Andrus Vaarik, kes on selle tüki lavastaja, tema mõtles välja sellise kontseptsiooni, et me paneme kogu tegevuse tõsielu seriaali võtteplatsile. Ja juba sellest tingituna on päris palju siin erilist. See tähendab seda, et ühest küljest see on küll väga meelelahutuslik ja vahva, aga teisest küljest see on ikkagi lugu inimestest, kes sellest meelelahutusmaailma ära kaovad. Et nagu lendavad nagu ööliblikad leegi suunas ja saavad teinekord kõrvetada, kui liiga ligi jõuavad. Promfesti raames on oopereid lavale toonud Linnar Priimägi, Mati Unt, Marko Matvere, Mai Murdmaa, Üllar Saaremäe, Teet Kask, Madis Nurms, Anu Lamp ja Katrin Tegova.